et kui Eesti jäälinlased ja et need on vassed, kes lähevad praegu toiduks. Et kuigi Eesti jäälind sööb enamasti kala, siis need helistavad madusid, sisalikke, putukaid ja söövad kala hästi harva. Isegi madusid? Oo jaa, nad võivad süüa kuni 1-meetriseid madusid. Et nad haaravad neid, kui see on selline madu pea, siis kukavara haarab teda siit ja siis lööb vastu maad või vastu puud või vastu kivi, vastu mida iganes, kuni see madu on piisavalt uimane ja siis ta hakkabki teda sööma, tihtipeale elusana. Nii et madu võib isegi end ümber nokka pöörata niimoodi ja proovida vastu seista. Ja следующий. Me sööbki ühe korra päevas. Jaa, et siis me anname neile hiiri, putukaid või issand, veel midagi ei ole. Või liha. Mida? Kas selle hiire neelas alla? Tundub küll, jah. Suu on väga suur. Sees on väga pisike keelike. Aha, ja võt sellised hääled, nad on seotud toidu kerjamisega. Et alates lapsepõlvest nad teevad seda häält, et just see tähendabki nagu anna mulle toitu. Ja seda kuuleb no siis toitmise ajal, kui keegi annab või näiteks ka inna ajal, kui isane ja emane saavad kokku, saavad tuttavaks, siis emane võib teha sellist hääl ja paluda siis isaselt toitu. Kuigi on nähtud ka seda, et käib vastupidine mäng, et siis isane kerjab ja emane toidab. Aga tavaliselt looduses nad moodustavad monogaamseid paare terveks eluks ja elavad enamasti ühes kohas aastaringselt ka, aga mitte ainult kahekesi, vaid ka vanemad pojad, kes on juba ise suguküpseks saanud, elavad esimesed 4 aastat oma vanematega koos ja aitavad hoolitseda nooremate poegade eest. Ja mis on eriti huvitav on see,